nii, Lauren just tuli väga rõõmsalt, et ta joonistas mulle ilusa pildi. Lilled ja Lauren ema ja keegi tunneb ära, mis see siis on või? See on üks mu nibukatetest biokleitid alla. Ninnu. Mul tuli idee. Tere ka. Tere. Uus vlog. Istusin ja mõtlesin. Peaks ka hakkama sinna jagasse asju müüki panema. Ma tegelikult olen nagu mingeid asju seal vist kunagi müünud, aga lõpuks oli see, et ma olen hästi palju riideid sorteerinud välja, eks. Ja üldse nagu raamatuid igast asju ja praeguse seisuga on niimoodi, et nad olid mul seal üleval, aga keegi nagu ei ostnud ja siis tossu. Mis sul on? Oota nüüd tossu. Ma ei mäleta nüüd, mis asja ma rääkisin. Mõte oli selles, et keegi ei ostnud, ma ei viitsinud ladustada neid asju ja ma viisin taaskasutusse ära kõik, on ja. Aga nüüd järjest siin ikka sorteerid ja mõtted ja mingid asjad, mis ma ütlesin, et hoiaks ka alles, äkki ikka läheb vaja, kõik need asjad. Et äkki paneks müüki ja keegi ostab, aga seal on nagu paar asja on see, et esiteks mul pole õrna aimugi, mis hindadega seal nagu peaks panema asju müüki. Ehk et ma pean natukene tegema seal eeltööd, et vaatama nagu, mis seal asjad maksavad, on ja. Ja mis hinnaga, selles mõttes, et kalli hinnaga pole mõtet panna, on ja. Sest keegi ei osta. Väga jälle ilma rahata ei ole mõtet panna, sest siis mul ei tasu ära see nagu saatmine ja see värk, on ja. Ma ei tea. Kas keegi, tähendab, kui keegi teist on nüüd müünud jagas mingeid asju, äkki te annate nagu teada mulle mingeid nippe nagu, et kuidas seal seda hinda nagu määrata ja mis seal nagu oluline võiks olla. Ma saan aru, et mingid normaalsed pildid on suht olulised selgelt. Ma ei tea. No mul on lihtsalt nagu sükke lambi asjad. Näiteks kas raamatuid on mõtet siin üldse panna müükist. Mul on igasuguseid raamatuid, ma olen neid viinud ka taaskasutusse ja nii edasi. Aga no näiteks mul on see Minu Tokyo sükke raamat. Mina seda läbi lugenud ei ole, ma eeldan, et keegi ei ole tegelikult. Ma arvan, et see on nagu suht uus, aga mis hinnaga sa paned sükse asja müüki. Ma isegi tea, mis see maksis muidu nagu. Peaks selle välja uurima. Siis mul on mingi süke, kuidas pärlitest ehteid teha raamat. See on 15 eurot. Ei, oota. Siin on pealind 15 krooni. Ohoh, mul on siin mingisugune asi vahel. No täitsa tore ju, kuidas ehteid teha ja nii. See 15 krooni üldsegi on tänapäeval. Täpselt, näed, pole mõtet panna. No vaata, mis seal vahel oli. Maria Rähn. Maria Rähn on... ma käisin prantsus keelt õppimas. Tegin A1 ära. Põhimõtteliselt praeguseks on 0 teadmist prantsuse keelest. Aga ühesõnaga, siis mul on siuksed Polaroid, karp on täiesti äkanen ja Polaroid prillid rohelised, maksid 50 eurot. Kanna neid praktiliselt üldse. Ma ütlen, ma olen neid kandnud võib-olla 3-4 korda. Äkki keegi tahab, äkki kellelgi on just vaja. Pean selle karbi siis muidugi puhtaks tegema. Ta on lihtsalt konkreetselt kotis seisnud ja sellest läinud nagu. Siis mul on näiteks selline asi. Niipidi oli mul sahvris. Võtmete see on ja. Kunagi pole kasutanud. Ära nagu, ma ütlen ka, ongi variant taas kasutusse viia, aga samas nagu, mis üks asja eest küsid. Siis mul on ühed jumalast tutikad Nike tossud. Mitte mul. Mis asi see siin on? Mingisugune. Ma ei tea. No ütleme vähe kantud siis niimoodi on ja.
41 number. Poisile väiksed, vennale väiksed, mehele väiksed. Hakka nüüd lootama, kuni keskmisel 41 peale jalg jõuab, aga ma loodan, et ta ei jõua, sest ta on tüdruk, aga ilmselt jõuab, sest tal on praegu juba suurem jalg kui mul ja ta on 10. Need võiks ju siis äkki keegi tahab. Siis mul on need kingad. Tegelikult ka jumala vähe kantud. Lihtsalt ka tolmused praegu. Sest et nad olid minu arust mingi 38 number ja nad jäid nagu suureks mulle. Selles mõttes olid suured, et hakkasid nagu hõõruma, sest et nad loksusid. Ma ei tea. Tundub nagu hea mõte, et võiks nagu mingeid asju müüa. Ma nagu kardan lihtsalt seda, et kui ma panen midagi müüki ja siis pärast on mingi jama ja mingi häda ja siis ei ole nagu... Siis on ühesõnaga jama rohkem, kui see väärt on see asi. Ma ei tea. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma surfan natuke seal jagas ja vaatan, mis asja seal üldse toimub ja tehakse ja mis hinnaga seal asju müüakse ja vaatan. Aga kui teil on mingid nippe või mingid asju äkki kuskil mujal müüa või ma ei kujuta ette. Lõppkokkuvõttes, kui mul koppa viskab, siis ma lihtsalt viin need taaskasutusse kõik, aga mina ei tea. Tulis ju kuit mõte, et võiks ju panna müüki. Ja vaatan, mis sest saab. No tšau. Mõnikord ma mõtlen, et ikka vedas. Ikka veab täiega, no praegu tööl käisin. Lõpetasin. Täiesti mööda minnes sain teada, et ma pean homme olema päevatse tööl. Kuigi nagu mul on tavaliselt see kodukontor, see päev ja lihtsalt nagu niimoodi vedas ja nüüd on muidugi natukene nagu kehvasti, sest et ma pean mõned asjad ümber tõstma, aga üldiselt poleks saanud paremini minna, ma ei tea, kui ma ei taha mõelda, ma oleks kodus maganud, ei oleks kodus maganud, ma oleks teises kohas tööl olnud südamerahuga, see aeg, kui ma tegelikult oleks pidanud teises kohas ka veel tööl olema. Ma olin praegu lihtsalt nii šokeeritud sellest, et see olukord niimoodi nagu, et ma sellest probleemist teadlikuks sain, et ma olen siiamaani šokis ja ma üritasin igatepidi kõik nagu siuksed nihked ära lahendada. Et jaa, issand jumal, ma mõtlesin just, et chill nädal. Aga ei, nüüd sõidan koju ja siis mul on vaja poisile minna tuppa vaatama ilmselt laelampe ja mingeid asju. Mul on raamatupidamisega seoses ühed asjad vaja ära teha. Issand jumal. Ja õhtul on siis Pesamuna lasteaias emadepäevapidu. Viimane lasteaia emadepäevapidu minul. Sest beebi läheb ka kooli sügisel ja mul ei tule kunagi enam ühtegi emadepäevapidu lasteaias. Uurisin ka juba, et milleks ma valmis pean olema. Pisarateks ilmselt. No tšau, ma isegi ei mäleta, kus ma lõpetasin viimati, vist rääkisin, kuidas olukord on ja siis
siis lendas Ventikasse selles mõttes, et ma läksin koju valmistuma selleks homseks hullumaja päevaks. Ja siis tuli välja, et ma olin ühe asja ära unustanud. Siis ma jätsin kõik asjad sinna paika, tormasin tagasi tööle, käisin uuesti tööl ära, tegin selle asja ära, mis ma olin, ma ei tea, mul ei olnud kalendris, ma ei tea. Aasta lõpus kuidagi ma pean olema ekstra tähelepanelik nüüd edasi, et ma mingisuguseid asju, et ma kõik panen kalendrisse kirja, et ma midagi ära ei unusta. Muidugi ma olen ka mõelnud, et võib-olla peaks hakkama seda Google'i kalendrit kasutama, et ta ikkagi viskaks mulle iga asja kohta need meeldetuletused. Aga üldiselt vedas selles suhtes, et ma olin väga tubli. Ma sain ära kaelast 2 asja, mis ma pidin tegema raamatupidamisega seoses. Tegelikult isegi 3 suure osa. Nii et ses mõttes ma olen rahul endaga. Aga siuke ärevus on ikkagi sees, sest et nüüd on siuke tunne, et äkki ma olen veel midagi unustanud, enne. Siis oli palgapäev, maksin igasuguseid arveid. No kõik, mis on maksta praegu võimalik ära, ma maksin ära. Nüüd siin nädala jooksul tulevad veel mingid arved. Sest et jah, et seda võiks nagu olla, et ei unusta ära. Ja teiseks ma ikkagi proovin nagu seda teha, et kohe kui palk tuleb, maksan kõik arved ära, mis niikuinii on vaja maksta. Siis võtan ära kütuse. See kuu on tegelikult rehvid vaja ära vahetada veel. Oleks juba võinud, aga pole veel jõudnud. Ja siis ostan sellised asjad ära, mis nagu kindlasti kuu aja jooksul, mida vaja läheb. Ehk et koeratoid, kassitoid ja teetsepaberid, kõik süüksed asjad. Et oleks olemas. Issa, mul tuli praegu meelde, et ma käisin ju külapoes ja seal oli üks lihatükk soodukaga, ma tahtsin selle ahju panna, küpsetada ära ja siis õhtul, et läheks kiirem, sest see oli tänase kuupäevaga, aga see läks mul nüüd küll täiesti meelest ära ja ma jõuan koju alles, ma ei tea, 17.45 alles algab lapse see emadepäeva pidu, nii et ma tõenäoliselt jõuan alles täna sööme kell 9. Tundub, poja helistab. Jah, poja helistas ja nüüd ma jälle ei mäleta. Ühesõnaga, me sööme kell 9 täna vist, sellest vist rääkisin, aga üldiselt tavaliselt ikkagi sööme niimoodi 6-7 vahel. Et ma ei tea, võib-olla siis, aga ma tahaks nagu värsket sööki. Ma tahaks veel kartuleid koorida ja ma ei tea, lappe. See on kuidagi, võib-olla ma eelküpsetan selle liha siis täna ja teen homme. Sest homme peaks aega olema. Ongi rehvide vahetus, pesamuna lasteaia lõpetamise rahad. Teil ka kindlasti teie hulgas on neid, kes tegelevad lasteaia lõpetamistega praegu, kõigi nende kingituste ja lõpuvidude planeerimisega. Edu meile. Aga ühesõnaga jah, et neid väljaminekuid nagu on. Ja üldse ma olen tegelikult hakanud mõtlema seda, et kuna pesamuna nüüd lõpetab lasteaia ja abikaasa mul ikkagi ei müünud on ju maha oma bussi, et kas mul on vaja ikkagi oma autot. Et äkki ma ikkagi siis hoopiski nüüd teen seda, et ma panen enda auto müüki, mis on niimoodi mul süda tilgub verdausalt öeldes, sest et mulle nii meeldib see auto, see on lihtsalt reaalselt unistuste auto ja mul ei ole ühtegi asja talle ette heita. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kui mul ei oleks iga kuu seda väljaminekut, mul raudselt tuleks odavam Boltiga, eriti suvel, nagu, kus mul on loenguid ja tunde ja asju nii palju vähem. Põhimõtteliselt ei olegi, koolitusi ainult nii palju, kui ise võtan. Ja kodukontor on hästi palju, siis tegelikult mul ei ole nagu... Ma ei taha loobuda oma tupsust. Aga see on see, mida ma kaalun. Aga okei, praegu. Me lähme nüüd poodidesse, vaatame mööblit ja lampe ja süksidest.
tšau. Ma olen väga uimane ja mul on rämedalt külm ja uues sellest lund just. Aga ilukarp jõudis ja hoiame pöialt, et see, mul on assistent on siin kõrval. Hoian pöialt, et see teeb mul tuju heaks. Aga kunagi ei tea. 50-60. Aga aeg läheb nii kiiresti. Ma olen öelnud, kas vanasti ma ootasin seda ilukarpi nagu hingeõnnistust kogu aeg. Ei, nii kaua jäänud. Nüüd on niimoodi, et see juba on järgmine. Assistent hakkab mulle üllatama mind toodetega. Kes ei tea, siis ilukarp on see 1 kord kuus, mis mul käib. Maksab midagi alla 20 euro. Tooteid on rohkem kui 50 naela väärtuses ja 6 toodet ja kunagi ei tea, mis tooted. Pean silmad kinni panema. Esimene asi, neid väikseid tuube on meil alati suures koguses. See on mingi näomask, hüalorooniline pilvemask. Väga huvitav. Voodis ma tahtsin öelda vannis, kui ma käin, siis ma tegelikult teen neid näomaske. Küll ja hüalorooniline õpe on nagu hea. Et siit saab mõne korra ja kasutan kindlasti ära. Nii, assistent, palun järgmine asi. Nii, tussiõli. Selles mõttes, et hea selline väike reisi suurus. Mandliõliga. Kõik on puhastav ja pehmendav. Läheb sinna kotti, kus mul on siis reisidele minekuks, mida ma käiks reisidel väga palju. Aga kusjuures mul tuli praegu meelde Pirit Leivombe Roodosele. Tahaks ka sooja, aga mul pole aega minna. Ma olen mõelnud, et hakata reisifondi koguma raha, aga 5-liikmelise perega on nagu mega kallis minna. Ma ei tea. Üksinda? Jah, üksinda ma ei viitsi minna, ma tahaks ikka teiega koos. Veel üks tuub. Jumala küll. Oho, see on väga hea, see on peanaha seerum. Praegu mu juukse hooldusteekonnal on, et alati jube hea meel saada. Pane peanahale, masseeri sisse, jäta 20 minutiks ja pese juukseid nagu ikka. Selline saab katsetada. No, iga kuu tuleb neid täpselt niimoodi, et mul neid kogu aeg on. Selles mõttes on see hea, et alati midagi on olemas, et ei pea nagu minema ostma, aga ma saan selliseid kvaliteetseid nagu proovida erinevaid. Oi, täna on selle ettevõtte karp suures osas ja need kätekreemid on väga head ja Shea Võiga on see ja kuivale nahale ja mul on jumala hea autos, igas käekotis, igal pool võiks neid olla ja käepärast ja all ja üleval ja selles mõttes mul on alati hea meel uue käekreemi üle, sest et käenahk on siuke kuivavõitu. Nii. Eelviimane asi. Nüüd ka üks asi, mida siit ilukarpidest saab harva, aga see ei ole väga hea, aga see pole halb, aga hea asi. Pintsel. Super, pintslite üle mul on tegelikult hea meel, mul on pintslid ju ongi niimoodi, et ma olengi neid ilukarpidest saanud. Mõned olen ise ka ostnud, aga eks nad ka ju pestes ja niimoodi kuluvad. Aga see on selline spektrumi oma ja need on jumala head. Ma praegu ta välja ei võta, sellepärast et see on nagu põsepuna pintsel. Aga see on väga ilus. See kuues viimane asi käib sellega kokku. Okei. No selle üle mul ei ole nagu super hea meel. See on see pintslite puhastaja sprei. Ma olen neid saanud vähemalt, ma ei tea, see on 4 äkki või. Ja mulle ei meeldi sellega neid puhastada. Tegelikult väga. Ma puhastan sellise nagu mingi näopuhastusvahendi või mingi õrna seebiga ja neid, ma ütlen, mul on nüüd vist kõigil tuttavatel vähemalt üks see olemas. Sest et need ma olen nagu ära andnud. Nad oleks võinud selle põsepuna pintsliga anda hoopis põsepuna kaasa. Aha. Ja seekord on siis tasuta lõhnasprei tester kaasas. Need on need sulle siia kõigil. Jaa, vaatame, kus juures
Niisugune tunne, nagu ma oleks seda lõhnatestrit ka juba saanud kunagi. Sellepärast, et see tuleb hästi tuttav ette see pudel, aga võib-olla ma olen seda ka saanud, kui Douglasest tellida, siis sealt saab alati lõhnatestreid kaasa. Nüüd on, kui lõhnatestrite peal väljas oleks, siis Douglase poest ei ostaks midagi. Telliks kõik e-poest, tuuakse tasuta meile siia poodi, aga siis kui tellid e-poest, siis on alati lõhnatestrid kaasas. See on nagu hea. Aga vaatame, mis siin peaks olema. Jasmiin, vanilje. Kašmeran. Poja edistab. Nii, vaatame, mis poja räägib. See peale raudselt. Pesumasin sai valmis. See on tore, me joome teise täie veel. Vaata, kui hea. Lõuna ei ole, lõuna on kella pole 12 ja pesu on juba valmis, nii et me joome ilusti teise veel. No, juba pestud ja kuivatatud. Aga meil ei pooleli see lõhnatestri testimine. See on tegelikult päris hea. Aga mul tuli meelde, kui juba põsepunasest jutt läks, mis ma ei ostnud, ma olen siiamaani lahti teinud seda, mis ma sealt advendikalendrist sain, see Charlotte Tilbury Pillow Talk Pink Pop. Ja tegelikult pärast kui ma avastasin, et kreem põsepuna saab panna vabalt ka puudertoodete peale, siis mu elu on palju lõbusam. Aga see oli hästi see uuenduslik toode, kui ta tuli, nüüd kõik teevad järgi seda. Aga siin on nüüd niimoodi, et praegult ta on kinni, kui ma panen välja, lahti ja siis pigistan, siis peaks tulema see, kusjuures ma just tahaks sihukest oranžiga, mul on siin all muidugi üks oranž, aga seda läks nüüd palju vist. Jaa, läks küll. Kas äkki ta tuud pintslit kasutada, et seda blendida? Noh, okei. Võtame siis uue pintsliga kasutusse. Ja siis ma keeran selle kinni. Hops. Nunnu. Katsetame siis ära selle pintsli. Jube hele kuidagi tundub. Põsepuna pintsli sellest peakski olema. Ma ütlen praegu, tegelikult pole väga arus. Kaabelis poleks nagu midagi. Ma päris jõus sa oled blush blind. Vaata veeglisse. Võin ka proovida või? Võid ikka, oota. Päris elus ta on hästi selline, kas siit on, ikka on natuke näha, selline hästi hele. Hästi selline nagu et ühesõnaga peab vaatama, milliseks ta nagu kuivab, kui ta ära kuivab, et kas ta kuivab matimaks või ei kuiva. Ma tahan teda katsetada nii, et mul ei ole mingit meiki peal ükskord. Aga võt, selline lugu selle kuu ilukarbiga. Tegime kiirelt ja valutult. Sest ma olen aru saanud, et üsna väheseid huvitab see ilukarbi värk. Võt, aga tšaupäev. Olen kaotajatele peput näita. Igas käekotis, igal pool. Oah.